et me vaatasime iha ära, et joonistasime sellise, mis on sinu jaoks iha. Ja ma ütlesin, et see idee on tegelikult ühest pereteraapia plakatist, kus siin tegelikult oli iha. Aga samamoodi me saame ka vaadata, mida sisaldab iha. Ja minu jaoks siis iha oli vajadus olla märgatud, sisemine tühjus, madal enesehinnang, üksildus, ärevus ja segadus. Segadus siis, et sa oled nii mõjutatud kõigest ümbritsevast. Ja ma olen tegelikult sellest nagu arutanud ka, et mis asi see iha siis on. Ja oma klaveriõpetajaga ja me nagu jõudsime järeldusele, et vahel on nii, et sa oled lapsepõlves nagu nii märkamatu olnud. Et kõik muu on tähtis ja minu põlvkonnal see oligi nii ja oligi, kartul tuligi üles võtta ja õunad tulidki ära korjata ja õunamaht tuligi ära teha ja kurgid tuligi purki panna ja nii edasi ja nii edasi ja need kõik on väga tähtsad tööd. Ja siis laps lükati nagu kõrvale, laps pidi ise hakkama saama ja see on okei. Aga lihtsalt seal jäävad mõned tarbed rahuldamata ja mitte ma ei tee kellelegi etteheited, lihtsalt ma analüüsin. Ja siis on nii, et täiskasvanuna minul on olnud, võib-olla teistel ei ole, aga minul on olnud nii, et kui keegi mulle tähelepanu pöörab, siis ma juba lähen särama. Kui keegi teeb komplimendi, juba ma sulan. Ja isegi kui ma saan aru, et ma olen sihikul, tegelikult ma ei saa seda aru, ma saan sellest alles tagantjärgi aru. Ma olen sihikul ja sihtijaks võib olla kiskja, kellel on lihtsalt vaja sinu energiat enda haardesse, siis kuna ma olen nii armunäljas või nagu nii selles tähelepanu vaeguses, siis ma jään selle lõa otsa. Enesele aru andmata. Nii, aga mis siis aitab? Ma ütlen, mina olen olnud selle lõa otsas aastaid ja see näeb välja siis nii, et mõtlen ainult ühele mehele, kes mulle natukeseks tähelepanu pööras ja järgnevad kuud ma lihtsalt laman ja vaatan ühte punkti. Ja keha käib küll tööl vahepeal, aga mõttes on ainult kinnis idee, saaks selle mehega olla veel. Et see halvab, põhimõtteliselt sa oledki nagu halvatud või nagu kits valguslihus, nagu mulle ka on öeldud, millest saate raamatust lugeda. Aga mis siis aitab? Aitab tegelikult teadlikkus ja tahtejõud. Tahtejõud sealt voodist üles ajada ennast. See veel tegelikult ei ole piisav, aga uudishimu ka. Minu puhul aitas uudishimu, et mis asi see siis on, mis konksu otsas ma olen ja miks ma ei saa sealt ära. Tõenäoliselt osad vaatajad saavad aru, millest ma räägin ja osad ei saa ja see on okei. Nii, aga aitab siis teadlikkus. Järgmine tööleht. Ja nüüd kirjuta, mis on sinu jaoks teadlikkus. Näiteks enesest teadlik olemine, oma sisemiste reaktsioonide jälgimine ja juhtimine. Mina juhin ise oma elu. Et hakkadki jälgima oma mõtteid, oma reaktsioone ja keskendud iseendale. Aha, ma tunnen seda ja sellel ei pruugi üldse välismaailmaga pistmist olla sinu reaktsioonid, sest üks inimene reageerib ühtemoodi, näiteks püssipaugule, teine hoopis teistmoodi. Mõni ütleb, sa oled loll, ühel on see nagu hane selga vesi, sest ta on teadlik endast, ta teab, kes ta on. Aga
haavab see hingepõhjani. Et siis teadlikkus aitab ihaküüsist vabaneda. Ja nüüd siis ongi järgmine harjutus, minu elu ja jällegi teed 2 poolt. Lõppude lõpuks meis kõigis on kõiki energiaid ja kui sa siin juba oled, siis tasuks seda iha ikkagi süvitsi vaadata veel nii, kuidas ta sinus kajastub. Ehk siis sinu elu ihaküüsis olles ja teadlik mina, tehes teadlikult valikuid, vaadeldes ennast teadlikult, et mis erinevused siis on, kui sa oled ihaküüsis ja kui sa oled teadlik. Iga päev oled sa, ma arvan, mina vähemalt olen nii ihaküüsis kui ka teadlik. Sest ma ei ole veel nii teadlik, et ma suudaksin olla kogu aeg teadvustatud. Et mõtle, aga ma näitan siis, mis mina panin. Ihaküüsis olen manipuleeritav. Nutindus, olen nutisõltlane. Kontrollimatu söömine, alkohol. Tahan midagi, aga täpselt ei tea. Lähen külmkapi juurde, teen külmkapi lahti. Tahaks nagu midagi, aga täpselt ei tea mida. Nüüd aga teadlik mina teeb teadlikke valikuid. Eneseteostus, juhin ise oma aega, olen ärkvel. Et kui ma sinna nutitelefoni lähengi, siis ma ikkagi fikseerin kellaaja. Et ahaa, kell on 16.00, kell 17.00, hiljemalt tulen ma sealt ära. Et kindlasti peab siis tahet olema. Nii. Ja siis, kui iha energiat madalatele jõududele ei anna, siis hakkab ta kehast tõusma ja temast saab vägev loovuse energia. Tänane tund läks nüüd väga kiiresti ja ma nüüd tõenäoliselt hakkan ise kirjutama. Ma kirjutasin ka ühe sellise loo. Ma loen teile ette. Iha. Kas iha all võib olla vabastamata viha? Viha all omakorda häbi, üksildus, ebakindlus, ahastus, meeleheide, tühjus. Ja nüüd järsku see madal, loomalik iha üles äratatuna paneb mind unustama madalat enesehinnangut. Ehk siis nii magus ihalus, kui keegi manipuleerib näiteks sinuga, minuga, teeb mõne komplimendi ja sa hakkad edvistama ja see on okei. Aga lihtsalt ja siis ma olen seda manipuleeritavam, mida vähem ma enesest teadlik olen. Näiteks kui mul on madal enesehinnang, siis korraks tõuseb ja ma saan unustada selle, et mul on madal enesehinnang. Olla kellegi fookuses, kellegi sihtmärgiks. See tähendab, see tähelepanu on nii joovastav, et ma lihtsalt kaon sellesse. Eriti siis, kui olen olnud nähtamatu laps. Lõpuks ometi keegi märkas mind, isegi kui see on kiske. See müstiliselt madal, ürgne, magus tunne. Ja see jutt nüüd viib tegelikult sinna madalustesse, et siis sa saad kontakti selle madalama sellega. Aga tule sealt praegu ikkagi üles tagasi, ära mine sinna praegu, vaid et siis lihtsalt teadlikult valikuid ja nagu ikkagi väga kaine peab olema siin emotsionaalselt ka siin maailmas. Ja lihtsalt teadmiseks, et see madal energia, iha energia, kui selle saada oma kontrolli alla, siis see on väga võimas loovuse allikas.
nii, aga mina ootan teid järgmisel teisipäeval on teemaks, mis mind toidab. Ja siis järgmisel neljapäeval on viimane tund, mida loost õppisin. Ootan teid suveretriidile 11.–13. juulil Põlvamaal ja 18. juulil teisipäeval kell 18.15 Dot-Foto keskusesse kirjutama ja see on selline tutvustav üritus tõsipiletiga, mis on 10 eurot ja mida saab Gentasest osta, aga saab osta ka minu käest otse. Aga siiski eelregistreerimisega on väike mull, selle hinna sees on ka näituse külastamine ja siis tutvute minuga, mina tutvun teiega ja teeme ühe kirjutamise töötoa ka, kus me siis, minu traditsiooniks on juba saanud, et ma alustan kirjutamist töötubasid kiri südamele, et siis sa saad tutvuda oma alateadlike mõtetega, mis elavad sinu sees. Saad nendest teadlikuks ja nendesse rohkem süüvida ja see oleneb nüüd, mis pinnale tõuseb. Et aga sa saad infot enese kohta, see on kindel. Ja mina olen siis ruumihoidjaks ja juhendajaks. Ilusat jaanipäeva kõigile.